Hei, kas sina oled praegune või endine sportlane, kes on mõelnud selle peale, et tahaks ettevõtlusega algust teha või järsku osata oma nime paremini kasutada selleks, et luua oma persooni bränd ning siis juba läbi selle ettevõtlusmaailma sukelduda? Või järsku sul on juba oma ettevõte olemas ning tahaksid lihtsalt network ida sarnaselt mõtlevate sportlastega, et siis oma teadmisi jagada või siis, kes teab, võib-olla mingisuguseid potentsiaalseid koostöid luua. Kui kas või üks nendest mõtetest praegu sind kõnetas, siis kindlasti kuula edasi, sellepärast et ma jagan sulle ühest päris värskest, aga põnevast liikumisest nimega Athletepreneurs Akadeemia, mis ongi loodud sportlastelt sportlastele, kes soovivad ettevõtlusega hakata tegelema või on sellega juba algust teinud. Ja kohe jagan ma sulle ka pisut infot selle kohta. Aga kõigepealt saame omavahel tuttavaks, sellepärast et mina olen samuti taustalt endine profikorvpallur ja tänaseks olengi ma ettevõtlusega tegelenud 8 aastat. Ja kui mina korvpalli mängisin, seda olen ma siis teinud nii Ameerikas, Euroopas, Eesti koondises, siis võib-olla üks selline oluline asi, mida keegi mulle ei õpetanud, oli see, kuidas meie mindset või siis mõtteviis mõjutab meid nii spordis, aga ka elus üleüldse. Ehk et kui minu korvpalluri karjäär lõppes, siis alles hakkasin ma ennalt küsima neid küsimusi, et aga mida ma üldse veel elus teha tahan, kes ma üldse lisaks sellele olen, et ma suurem osa oma teadlikust elust olin korvpalli mänginud, ehk et see oli see minu nii-öelda turvatsoon, see oli see, kus ma tundsin ennast enesekindlalt. Jah, mingi aeg olin ma sidunud ennast ka töötades Eesti Korvpalliliidus, ehk et kogu see nii-öelda keskkond, kus ma justkui tundsin ennast turvaliselt. Kuid siis, kui ma ilma igasuguse kogemuseta samuti olin algust teinud oma esimese ettevõttega ja olin endale tõestanud eelkõige, et tõepoolest ettevõtlust saab samamoodi õppida, omandades erinevaid oskusi, siis see tegelikult suunaski mind sellele ettevõtlusteekonnale ja tänaseks olengi ma jõudnud tänu sellele selleni, mis on andnud mulle selle vabaduse ja võib-olla sellise kire peale sporti teha seda, mida ma päriselt armastan sama palju kui siis mängida korvpalli omal ajal. Ehk et tänaseks olengi ma siis asutanud Mindset Fitnessi, mis eelkõige ongi profisportlastele suunatud mõttemusklitreening ja seda ma siis igapäevaselt teengi üks-ühele coaching uga, aga lisaks teen ma ka erinevates ettevõtetes koolitusi ning minu kõige suurem kirg täna ongi siis anda edasi neid teadmisi, mida minul siis korvpalliplatsil ei olnud, et esiteks aidata parandada sooritust, suurendada enesekindlust, mis omakorda ju teadaolevalt viib suurema stabiilsuseni, suuremate lepingute, suuremate liigadeni, aga ka sinna juurde aru saada juba sellel ajal, kui sa sportlase karjääris oma tipus oled, kes sa lisaks sportlasele üldse veel oled ja kuidas hakata tegelikult ehitama seda silda sportlasest nii-öelda tavaellu ehk et luua see identiteet, et tegelikult sa ei ole ainult sportlane. Ja üks selline oluline kogemus enda taustast võib-olla, mille ma tahaksin välja tuua, on ka veel see, et ma olen kuulunud sellisesse suurde rahvusvahelisse ettevõtjate organisatsiooni nagu BNI ehk Business Networking International ja juhtinud ühte Eesti gruppi. Ja BNI tegelikult ongi siis kokku toonud sarnaselt mõtlevad ettevõtjad üle maailma, kus siis kokku on üle 11 000 grupi ja see pani tegelikult mulle selle mõtte pähe, et miks ei võiks olla sportlastel ehk et sarnaselt mõtlevad sportlastel oma kogukond, kes samuti aitab üksteist toetada sellel
ja teekonnal. Ja sealt saigi tegelikult alguse see mõte, et tuua kokku või leida siis need sarnased mõtlevad sportlased, kellel oleks huvi äh, hakata lihtsalt katsetama, et kuhu see meid siis viib. Ja siin on väike ülevaade siis minu erinevatest klientidest, kellega mul on olnud suur au ja rõõm koostööd teha. Ja kui nüüd rääkida siis nendest sportlastest, siis just sellise ägeda endiste ja praeguste tippkorvpalluritest koosneva pundiga olemegi me siis Athletepreneurs Akadeemiale selle alguse või avapaugu teinud. Ehk et sinna siis meie asutajaliikmete tiimi koosnebki meil siis Artur Konantšuk, Siim-Sander Vene, Sven Kaldre, Janar Soo ja Ivo Van Damm. Ja kui nüüd rääkida sellest, et mis asi või kes need athletepreneurs'id üldse on, siis athletepreneurs tulenebki tegelikult kahest ingliskeelsest sõnast from athlete to entrepreneur. Ja siinkohal ma tahaks ümber lükata võib-olla sellised peamised müüdid, mida ma ise olen kogenud, mida ma olen oma klientide põhjal näinud, mis tihti profisportlastel võivad tekkida. Ehk et number üks on see, et arvatakse, et nende sõbrad või lähedased on neist nii palju ees, sellepärast et sellel ajal, kui nemad on pühendanud ennast spordile, on teised juba alustanud erinevate ettevõtetega või teinud karjääri, lõpetanud ülikoole, erinevat kraade ja nii edasi, nii edasi. Aga siinkohal unustatakse tihti ära see või siis need isikuomadused, mis profisportlasele igapäevaselt tegelikult on kaasa tulnud, just siis distsipliin, fookus, sihikindlus ja tegelikult need on just need omadused, mida igal ettevõtjal läheb tarvis ja nende omaduste poolest tegelikult oled sa juba praegu mitmest ettevõtjast sammu ees. Ja kui minul oleks valida näiteks kahe inimese vahel, keda enda ettevõttesse tööle võtta või kellega koostööd alustada, ja kui ühel on olemas akadeemiline kraad ja teine on tippsportlane, aga ilma kogemuseta, siis iga kell valiksin mina selle tippsportlase just sellepärast, et ma tean, millised isikuomadused tal on olemas. Teine asi või teine müüt, mida ma tahaks ümber lükata, on see, et arvatakse, et aga mul on vaja ärikraadi. Sul ei ole vaja koheselt ärikraadi. Tänapäeval on nii palju erinevaid võimalusi, kuidas hakata alguses ennast arendama, erinevaid oskusi õppima ja sa saad alati tagasi minna ülikooli, kui sa mingi hetk tunned, et see on sulle vajalik. Et loomulikult ma ei taha akadeemilist haridust maha teha, mul endal samuti on see olemas, aga tõepoolest sul ei pea olema selleks ärikraadi, et ettevõtlusega alustada. Ja võib-olla kolmas müüt, mida ma tahaksin ümber lükata, ongi see, et sa mõtled, et aga ma ei oska. Mul ei ole kogemusi. Siinkohal tuletan ma sulle meelde, et aga kuidas sa oled jõudnud oma spordialal sinna, kus sa täna oled? Kas sa esimeses trennis kohe oskasid, kui sa oled näiteks korvpallur, palli põrgatada, visata ja kõike muud? Ei osanud, aga sa hakkasid õppima ja täpselt nii, nagu sa oled omandanud need oskused, mis on teinud sinust eduka sportlase või mis iganes kujul sa spordiga oled kokku puutunud, siis täpselt samamoodi saad sa ettevõtlusega alustada. Ehk et athletepreneur ongi siis see sportlane, kellel on olemas soov ja tahe lihtsalt alustada ja enda ümber koguda seda toetavat kogukonda, sellepärast et see on just see järgmine samm, kuidas Athletepreneurs Akadeemia saab sind sellel teekonnal toetada. Ehk et me oleme väga teadlikult võtnud suunatud sellisele sportlase mindsetile suunatud lähenemise, sest et nii mina kui ka meie 5 asutaja liiget
tegelikult oskavad samastuda nende samade hirmude ja mõtetega, mida ma just jagasin, aga samas ka just muuta enda tugevusteks ehk et läbi enda kogemuste jagada üksteisega seda, mida võib-olla siis varem teineteisest ei teatud. Ja see kogukond on tegelikult just see võib-olla see kõige suurem väärtus, mis Athletepreneurs'i puhul sulle avaneb. Aga loomulikult on siin ka praktilised koolitused, mida me igakuiselt korraldame ja mentorlus siis nii grupi liikmete poolt, sellepärast et me tahamegi kokku tuua just erineva taustaga ja erineva kogemuse baasiga sportlasi, sellepärast et sama oluline, kui on näiteks meil praegu keegi, kes on alles ettevõtlusega alustamas, aga on hetkel tegev sportlane, et kellele alles neid oskusi hakata õpetama. Sama oluline on, et meie seas on ka juba neid sportlasi, kes tänaseks on mängimise lõpetanud ja neil on juba mingisugune kogemus all, kes siis saavad neid algajaid sellega just toetada ja siin on võimalus igasugusteks erinevateks koostöödeks ja nii edasi ja nii edasi. Ja meie suur visioon on siis jõuda sellise rahvusvahelise liikumiseni, et me saaksimegi kokku tuua ja luua erinevaid kontakte rahvusvaheliselt erinevate sarnaselt mõtlevate sportlaste vahel ja selleni loodame me jõuda juba järgmisel ehk siis 2026. aastal. Ja siin ongi väike ülevaade 2025. aastal toimunud koolitustest ehk et esmakordselt saime me kokku juunikuus ja iga kuu siis oli meil erinev fookus ning tänaseks ongi siis meie koolitaja Davor Tamm, keda ma sulle kohe lähemalt tutvustan, õpetanud meie Athletepreneurs'idele selliseid teemasid nagu investeeringud ja finantseerimismeetodid, müügijuhtimine, läbirääkimised ja ChatGPT ABC. Ning lisaks on meil külas käinud Jesper Parve. Aga Davori taustast siis nii palju, et Davoriga sain mina tuttavaks läbi sellesama rahvusvahelise organisatsiooni BNI ning Davor on oma kogemustelt väga hea praktik ehk et ta on oma teadmised eelkõige saanud EBS-ist, aga lisaks on ta ka ennast jätkuvalt edasi arendanud ning tema tugevus ongi just selles, et ja mis on ka põhjus, miks Davori koolitused meil lähevad uuesti kordusele, on meie praeguste liikmete poolt saadud tagasiside, et ta on väga lihtsasti läbi päriselu näidete, kogemuste, praktikate toonud meie liikmeteni müügi, juhtimise ja finantsstrateegiate erinevad kogemused, aga ka sellise praktilise osa. Nii et needsamad 4 koolitust tulevad meil peatselt juba taas kordusele jaanuari alguses. Jesper Parve käis meile rääkimas persoonibrändi loomisest, aga ka enda ettevõtluskogemusest, sest et Jesper teadaolevalt on siis ka endine profikorvpallur ja sealt said meie Athletepreneurs'id väga häid mõtteid just eelkõige ka selles osas, et kuidas leida endasse julgus, et jääda endale kindlaks, kui sa oled mingisuguse mõtte peale tulnud ja ka soovitusi, et kuidas valida võib-olla seda keskkonda või kui oluline see keskkond selle teekonna juures on ja muud sellised head mõtted ja soovitused. Ja siin on meie 2026. aasta esimese 3 kuu koolitusplaan. Ehk siis jaanuaris, nagu räägitud, tuleb Davor uuesti tagasi ja teeb korduvkoolitused siis ChatGPT ABC-le ning läbirääkimistele. Lisaks läheme me külla Michael Buricki Mason Beasti butiiki. Michael Burikist ma räägin sulle kohe lähemalt. Veebruaris tuleb Davor meile rääkima investeeringuid ja finantseerimismeetoditest ja meediasuhtlusest ning ka turundusest
tuleb meid siis koolitama Karl Multer, kes on selle ala Eesti üks tipptegijaid. Ja märtsikuus on taaskord Tavari poolt läbiviidav koolitus müügijuhtimine ning oma kogemuslugu tuleb jagama täiesti ausalt ja avameelselt No Bananas kaasasutaja Andero Keronen. Aga saame pisut lähemalt tuttavaks ka siis nende uute koolitajatega, kellega kohtumist saad ka sina juba alates jaanuarist, miks mitte nendel kohtumistel osaleda. Ehk siis Michael Burek. Minul õnnestus Michaeliga kohtuda ühel seminaril ja tema lugu oli minu jaoks väga meeldejääv. Ja just sellepärast otsustasin ma temaga ühendust võtta ja uurida, kas ta tuleks ka enda kogemusi meie athletepreneuridele jagama. Sellepärast, et tal on 20-aastane ettevõtluskogemus erinevates valdkondades, aga hetkel ongi siis ta peamine fookus Mason Beast, mis on siis Eesti streetwear bränd ja mis ongi juba jõudnud nii New Yorgi kui Milano moenädalatele. Ehk et ta oskab jagada seda, et kuidas luua bränd, mis aitab eristuda ja kasvab ka rahvusvaheliseks. Ja siin on üks väga värvikas lugu, mida mina ei hakka rääkima, aga mida kindlasti Michael, ma palun tal jagada, et kuidas näiteks tal õnnestus ühe T-särgi juures jõuda lausa Madonnani, kes omakorda andis sellele nii-öelda teise hingamise taha, ehk et seda lugu kindlasti tuleb Michael jagab ise. Aga Michaelit siis seob spordiga eelkõige see, et käesolevast hooajast alates teeb Mason Beast koostööd ka Kalev Cramoga, nii et väga värvikas ja põnev inimene, kellelt on kindlasti väga palju õppida ja ka küsida. Siis Karl Multer on taustalt ise endine korvpallur, noorest peas on ta seda mänginud või siis hetkel ka amatöörsportlane. Aga ja tõepoolest siis Karl on siiamaani tulihingeline korvpallifänn, seda siis toetades nii Eesti koondist Eurobasketil, aga ka praegu siis koostööd tehes näiteks TalTechi korvpallitiimiga, luues neile siis brändistrateegiat ja nii edasi. Ehk et tõepoolest üks väga särav ja särav isiksus ja loomulikult ka väga suurte teadmistega, kellel siis õppida nii meediasuhtluse kui ka kommunikatsiooni ja turunduse kohta ja just seda tulebki ta meile veebruarikuus rääkima, et mis on kindlasti väga vajalik nii praegustes sportlaskarjääris, aga ka näiteks oma persooni brändingu loomises. Ja nagu lubatud, siis Andero Keronen, No Bananas kaasasutaja ja juht, keda minul on olnud ka suur rõõm tunda juba sellest ajast saadik, kui Andero alles 16-aastaselt Soome turul maasika müümisega alustas ja kuidas siis nende aastate jooksul on ta tänaseks loonud sellise brändi nagu No Bananas, mis oli pankroti äärel, kuid on tõusnud siis lausa 17,5 miljoni käibeni. Ehk et Andero suur soov on tulla ja jagada täiesti ausalt ja avameelselt, mida see teekond on tema jaoks tähendanud ning ta väga ootab ka küsimusi, et ta saaks rääkida asjadest nii, nagu need on olnud. Ja see on ka üks väga oluline võib-olla aspekt, mida ma tahaksin siia sisse tuua, et oma koolitajate ja inspiratsiooni kõnelejate valikul kindlasti vaatamegi me just seda, et see, mida meie athletepreneurid õpivad, kuulevad, kogevad, on see, mis reaalses maailmas toimub. Et kindlasti raamatutarkusel on oma tähtsus, aga meie põhifookus on, et meil oleks võimalikult palju praktilisi kogemusi ja praktilisi nii-öelda nippe, mida oleks võimalik hakata rakendama ja võib-olla mingid ämbrid, mis aitavad mingid ämbrid nii-öelda mitte läbi kolistada, läbi siis nende erinevate koolituslugude. Nii et kui sina nüüd said nii-öelda enda jaoks selle huvi siit
meiega liituda, siis ma tutvustan sulle neid võimalusi. Ehk siis selline proovi järgi valik ongi starterpakett ja see tähendab seda, et see ongi siis 1 kuu põhine, annab sulle ligipääsu kõikidele selles 1 kuus toimuvatele koolitustele ja meie koolitused on nüüd sellest ajast alates, kui meil osad asutajaliikmed mööda Euroopat laiali lendasid, toimunudki hübriidvormis ehk et need, kes on Eestis, tulevad Eestis kohale, kes ei ole, liituvad Zoomi kaudu ja kes mingil põhjusel ei saa sellel hetkel osaleda, siis nendel on võimalik vaadata koolitust järgi läbi järelvaatamislingi kaudu. Ehk et igal juhul sa sellest koolitusest ilma ei jää. Ning kui sa nüüd saad tulla kohale või siis osaleda Zoomis, siis juba see avandab sulle võimaluse nende olemasolevate liikmete või tulevate osalejatega kontakte vahetada ja network ida. Siis on premium pakett, mis tähendab seda, et kui sa soovid sellest 3 kuust esialgu võtta maksimumi, siis tuleb sinu jaoks see rahaliselt pisut soodsam. Ja lisaks sellele, mida starterpakett sisaldab, saad sa ka endale privaatse Slacki kogukonna juba olemasolevate liikmetega, kus sa saad siis ka koolituste vaheaegadel või siis sellel vahepealsel perioodil omavahel suhelda, nõu küsida ja see on siis see kanal. Lisaks siis premium paketi liikmetele on ka T-särk, mis on eksklusiivne ainult meie Athletepreneurs-idele. Kui sa märkasid, siis seal piltide peal olid meie Athletepreneurs-idel need särgid seljas. Ja mina olen omalt poolt lisanud ka juurde enda meistrite mõtteviis online programmi, mis on siis kokku pandud erinevatest tehnikatest, mida ma kasutan enda üks-ühe töös praegu siis erinevate profisportlastega, mis aitab treenida sinu mindset'i just siis sinu praeguses sportlaskarjääris, et kuidas näiteks hirmust kiiremini läbi minna, kuidas enesekindlust suurendada, kuidas sellist eneses kahtlemist vähendada ja kõik sellised tehnikad, mis aitavad sul seda teha. Ja see meistrite mõtteviis online programm ainuüksi on mul hetkel sooduspakkumisega muidu 199 € väärtuses. Et see on siis minu poolt sulle kingituseks täiesti tasuta. Ja kolmas variant, mida ma tahan sulle täna tutvustada, aga see saab meil olema saadaval ainult siin selle lühikese perioodi jooksul ja sellist võimalust meil kindlasti enam ei tule, et seesama premium pakett saab olema sinu jaoks praegu saadaval väga erilise hinnaga. Aga enne kui ma hindade juurde jõuan, jagan ma paari meie praeguse Athletepreneursi tagasisidet. Ehk et mida nende jaoks on meie kogukonnaga liitumine juba andnud. Ja Janar Soo on öelnud seda, et ta tahtis kohtuda sarnase mõtteviisiga inimestega ja ta juba on saanud enesekindlust sellepärast, et ta teab, et kui ta võtab midagi uut ette, siis tal on ümber inimesed, kelle käest ta saab nõu küsida või kellega koostööd teha. Ja see tegelikult tihti saab väga määramaks ja on ka üks asi, mida ma olen enda töös oma üks-ühe coachingus soovitanud teha või toonitanud, et kui sa alustad millegi uuega, mida sa ei ole kunagi varem teinud, siis see on täiesti normaalne, et sul tekivad teatud hirmud, kõhklused. See näitab seda, et su aju toimib täiesti normaalselt. Nüüd, kui sa hakkad tagasiside või nõu küsima inimestelt, kes on sulle väga lähedal, kuid kes pole kunagi seda teinud, mida sa tahaksid teha, siis mis juhtub, on see, et kuigi nad südames tahavad sulle head, siis ometigi nad võivad enda hirmud ja kõhklused ka läbi enda tagasiside sulle edasi anda, mistõttu sina hakkad endas veel rohkem kahtlema ja võidki mõelda, et jah, mis siin ikka, et mis ettevõtja mina ikka olen, eks. Kuid nüüd see kogukond,
kus siis ongi kokku tulnud sarnaselt mõtlevad sportlased, kes tahavad sarnase asjaga alustada, mida sina tahad teha või siis, kes on juba seda teinud. Nüüd, kui nendelt küsida, siis nemad tegelikult mõistavad võib-olla neid hirme ja neid kahtlusi, mis sinus on ja samas nad oskavad ka sulle nõu anda, et kuidas nemad on nendest erinevatest asjadest läbi läinud. Ehk et see ongi tegelikult selle kogukonna suur võlu ja jõud, mida mina olen korduvalt ja korduvalt ka ise enda elus kogenud, et kui su ümber on selline sind toetav kogukond, siis sa jõuad tegelikult palju kaugemale, kui sul seda ei ole. Ja teine tagasiside, mida ma sooviksin jagada, on siis meil Arturi poolt ehk siis Kono, suurele Kossu seltskonnale tuttav. Ja Artur liitus sellepärast, et ta tahab samuti saada ettevõtjaks ja ta on tegelikult sellega juba ka algust tegemas ja tema arvab, et siin jagatav teadmine aitab tal mõista, mida see tegelikult tähendab ja siin tegelikult tulebki siis nüüd mängu uuesti seesama, mida ma just eelnevalt rääkisin, et mis on ka põhjus, miks me siis lisaks sellistele praktilistele töötubadele ja koolitustele toome sisse ka inimesi, kes saavad jagada seda päris kogemust, mis on need rõõmud, aga mis on ka need valud, sellepärast et just need valusad hetked tegelikult on need, mis aitavad meil ju tegelikult ka kõige rohkem areneda. Ja kui sina soovid meiega liituda, siis siin on sinu võimalused. Ehk et starterpakett, see ongi siis see igakuine liikmelisus, see on sulle saadaval 79 euro eest kuus. Ning preemiumpakett, mille hinnaks on 207 eurot, kuid mille väärtus tegelikult tuleb kokku 412 eurot, siis see on tegelikult, mis tagab sulle siis selle kogukonna, millest meil just juttu oli. Lisaks need ülejäänud boonused T-särgi näol, meistrite mõtteviis online programm, mis ainuüksi on juba väärt pea 200 eurot ning see annab sulle siis kokku 7 koolitust 3 kuu jooksul, mis on tegelikult väga-väga hea väärtus. Aga nagu ma mainisin, siis on meil praegu täiesti eksklusiivne ja eriline võimalus meiega liituda, sellepärast me tõepoolest tahame lihtsalt enda sekka juurde saada neid sarnaselt mõtlevaid sportlasi. Ehk siis kuni 8. jaanuarini on sul võimalik seesama 3-kuuline pakett soetada endale ainult 179 euro eest. Ja see annab sulle täpselt selle sama väärtuse, millest ma just rääkisin premium-paketi puhul. Nii et kasuta seda võimalust, skaneeri QR-kood või siis mine kerdulenear.com lehele ja otsi sealt üles Athletepreneurs ja siis sa leiad paketid ning vali sealt enda jaoks sobiv ja tõepoolest kasuta seda võimalust, sest et kuna meil on ka hetkel teatud piirang ruumis, kus meil koolitused toimuvad, siis mingist piirist tegelikult saab meil olema kohtade arv piiratud, kuid kui me näeme, et me muudkui kasvame, siis loomulikult me suurendame ruumi suurust, aga praegu sellise võimalusega kindlasti tasuks me punti tulla, sest et seda me kindlasti ei korda. Nii et ma väga-väga loodan sinuga juba jaanuaris kohtuda. Ma väga tänan, et sa kuulasid, et sa olid minuga ja igal juhul soovin sulle palju-palju edu sinu ettevõtmistes ning tõepoolest loodan, et juba jaanuaris saame kohtuda ja saan sinuga lähemalt tuttavaks. Aitäh sulle. Tšau!